Nii, ja paistab, et oleme otse eetris ja saan öelda tere tulemast Jaanus Lahele, kes on nüüd Moss ärikooli aastalektor. Et valimised olid eelmise aasta lõpus ja valijateks olid meie enda õpilased. Et niimoodi on kõige ausam, et kui me ise valime, siis meil äkki tekivad mingid sümpaatiad või suured sümpaatiad ja hakkame ühte inimest teisele helistama ja ega me ju tegelikult ei tea, mis õpilastele meeldib. Et minuga on siin inimesed varem ka kohtunud, aga ma usun, et Jaanusega on kohtunud küll hulk õpilasi, kes talle oma hääle andsid, aga mitte võib-olla kõik meie vaatajad. Et äkki sa natukene tutvustad ennast või räägid võib-olla sellest poolest, et oma natuke karjäärist või et mis su kogemus on või miks sa just sellise eriala oled valinud või nii-öelda see klassikaline küsimus, et kus sa tuled ja mis sa teed? Ja tere ka minu poolt, et kus ma tulen ja mis ma teen, et ütleme nii, et ma digiturundusega olen olnud seotud juba üsna kaua, et kuskil 15 aastat, et ma ei ole küll seda nii-öelda nagu pidevalt teinud nii-öelda põhitööna, aga nüüd siis eelkõige just siis viimastel aastatel olen ma toimetanud nii-öelda ühes agentuuris ja siis hiljem ka, tegelikult enne seda agentuuriga siis freelancerina pakkunud erinevaid digiturundusteenuseid ja nüüd alates siis sellest uuest aastast, et ma tegin nagu siin sellise suure kannapöörde ja selliste juhuste kokkulangevusel pakuti mulle sellist huvitavat ametikohta nagu Convertali digiagentuuri tegevjuht. Ja see oli lihtsalt, sellest ma ei saanud kuidagi keelduda, sest Convertalil on väga hea maine ja nii-öelda selline, ütleme nii, et väga hea kuulsusega agentuur. Et jah, ja nüüd mul on juba siis esimene kuu sai täna läbi. No vaata, kui lahe on see, et Mostis me ise oleme ka nagu mitut pidi proovinud kokku võtta, et mis me siis oleme või mis me teeme, et nimi ärikool ei ole võib-olla kõige informatiivsem. Ja üks meie, kuidas ma siis ütlen, koolitaja, mitte meie, aga ja mitte ka konkurent, et ta koolitab küll digiasju, aga natukene teise nurga alt. Ütles meie kohta, et me oleme karjääri hüppelaud, et me ise oleme arvanud, et me sobime hästi nagu hüppeks, et kui inimene tuleb meile õppima, et siis ta saab midagi uut teha, aga tuleb välja, et ka meie lektorite jaoks me oleme hüppelaud, et kes saavad siis niimoodi hopsti tegevjuhi kohale kohe hüpata. No vot, absoluutselt. Aga kui me nagu võtame sealt natukene ettepoole, et enne sinu sellist tegevjuhi kohale minekut, et kuidas sa üldse jõudsid lektori ametini, et sa rääkisid, et sa oled teinud digiturundust ja et sa oled olnud, ma saan aru, ise ettevõtja, eks ole, ja ka kuskil agentuurides tööl. Ja seda üsna pika aja jooksul, et kuidas või kus sul see sisemine nagu tunne tekkis, et ma tahan nüüd hakata rääkima teistele või kuidas sa nagu... See tuli ka tegelikult nagu elus ikka asjad juhuste kokkulangevusel, et kus siis ühesõnaga ma nagu kuulsin sellisest võimalusest, mulle põhimõtteliselt pakuti nagu see võimalus välja. Ma mõtlesin selle üle üsna pikalt, et kas ma ikka nagu olen nii-öelda piisavalt huvitav ja kogenud, et mul oleks teistele nii-öelda palju edasi anda. Ja siis ma jõudsin sinna, et peaks ikka proovima. Ja võib öelda, et küll, et kohe algusest peale on nagu kuidagi üsna nagu ma arvan, et kenasti välja tulnud ja selles mõttes on ka minu jaoks olnud väga põnev, et see lektori amet paneb justkui nagu iseennast proovile ja tegelikult arendab ennast väga hästi, sest õpilased küsivad selliseid suurepäraseid küsimusi, millele alati ei oska vastata. Ja siis tuleb ka nii-öelda käigu pealt ise areneda, et see on selline vahva nagu kaks ühes väljakutse. Mulle meeldib sinu selline tõeliselt eestlaslik tagasihoidlikkus, et aasta lektor ütleb, ma tegelikult ei tea, et kas ma olen nagu piisavalt hea, et üldse õpetada, eks.
ja sinu selline nagu elufilosoofia või no ma olen täitsa kindel, et sa tegelikult teed üsna teadlikult karjääri, aga kuidas sa ütled, noh, et mulle kukkus umbes juhus sülle, et siin tulin lektoriks, et õpetasin siin aastakene ja juba sain aasta lektori tiitli, on ju? Aga mis on nagu võib-olla huvitav, et mis on nagu õpetamise juures sinu jaoks oluline või kuhu sa nagu lektorina oma fookuse sihid, et noh, nagu sa aru saad, ma püüan nagu seda küsimust lahendada, et kõik on nagu justkui võrdsed, on ju, aga keegi saab rohkem hääli, et kus see sinu maagia on, et mis sa teed teistmoodi, et kus on sinu fookus või noh, räägi sellest poolest natuke. No ja kogu see nii-öelda aasta lektori see valimine oli minu jaoks veidike nagu selline, kuidas ma ütlen, ebamugav, sest ma olen siin üsna vähe olnud ja teised kõik lektorid tunduvad väga tublid ja võib-olla on nii-öelda oma ala spetsialistid, et ma nagu kuidagi ei tundnud, et see nagu väga õiglaselt nagu tabas mind, aga kui nagu sellele mõelda, siis võib-olla seal on see põhjus, et ma üritan olla nagu hästi praktiline, et ma tahaks, et kui inimesed läbivad selle minu kursuse ära, mis on siis antud juhul siis sotsiaalmeedia reklaam, et siis nad nagu reaalselt oskaksid ikkagi teha neid asju, reklaame ja analüüsida reklaame. Ja siis me üritame nii-öelda ka üheskoos kõigi nagu tehtud reklaame siis analüüsida, leida nii-öelda selliseid tugevusi, nõrkusi ja siis anda nagu, et õpilased saaksid siis nagu sellist hästi vahetut tagasisidet, et ma ei tea, et äkki see. No sinu vahetus võib olla küll, ma mõtlen siis sinu vahetu olek, võib olla nagu see võlusõna, mis inimestele meeldib ja ka see, et sa vastad küsimustele, mis tegelikult võib-olla ei kuulu su kompetentsi, vähemalt sellel hetkel, et sa teed asja selgeks ja annad ikkagi vastuse. Aga kui me korraks nagu sinu lahkel loal tungime sinu sellesse sotsiaalmeedia maailma, et mis see tähendab, et analüüsime reklaame, et seda saab nii mitut pidi analüüsida, et sa võid analüüsida tulemusi, eks ole, et kuidas su reklaam, kuidas ma ütlen, siis kulutab raha versus kuidas ta jõuab, eks ole, mingisuguse kokkulepitud tegevuseni, et olgu see siis e-poe külastus või midagi muud, eks ole, et ärme sinna võib-olla lähe. Et mida sa selle analüüsi all mõtled või äkki me korraks natukene räägime selle poole lahti, et no üldiselt on niimoodi, et minu nagu selline vaade on alati see, et kui me paneme reklaami tööle ja kui meil on Facebooki näitel, siis näiteks on ka piksel on küljes, siis me näeme, kui palju siis ütleme, tuleb läbi reklaami, tuleb siis oste, kui on e-poega tegemist või ma ei tea, broneeringuid või päringuid või mida iganes. Kui me nüüd oleme selle numbriga rahul, et meie klient siis ütleme turundajatena, et klient on rahul ja ise oled ka rahul ja kõik on hästi. Aga elu on näidanud, et sageli lihtsalt nii lihtsalt ei lähe ja kui nüüd reklaam ei tööta, ütleme ühe ostu hind tuleb siis liiga kallis või midagi taolist, siis ma üritan õpetada nagu alati sellist 3 suunda, mida siis jälgida või muuta. Et ütleme nagu sellised hästi lihtsad ja laiad suunad, aga tegelikult nagu reklaami edukus ikkagi sõltub nendest 3 asjast. Üks on see visuaal, mida reklaamis kasutatakse. Inimestel on tunnetus, et mis asjad on ilusad, mis on nagu subjektiivselt ilusad, aga jällegi praktika on näidanud, et see, mis minule on ilus, on sinule kole ja ei kliki ja visuaal on alati see, mida on nagu ka üsna lihtne vahetada, kui me nagu reklaami tahame teha või nagu muuta, on ju. Siis mida me saame veel muuta, on sõnum. Sõnumil on väga selline sõnal nagu tervikuna väga tugev jõud ja inimesed sageli teevad seda, mida neile öeldakse. Ja 3. asi, mida me saame muuta, on sihtgrupp.
kellele me seda reklaami näitame. Ja ühesõnaga, kui me jõuame punkti, et reklaam ei tööta, siis me peame hakkama muutma kas sealt siis ühekaupa asju või kõiki korraga, et siis ja muuta neid sisuliselt nii kaua, kuni me jõuame punkti, kus reklaam teeb seda, mida ta peab tegema. Aga ma korra nagu jään siia natukene kinni selles mõttes, et sa ütlesid, et muuta ühekaupa või korraga, et kui sa kõiki kolme tegurit ehk visuaali, sõnumi ja sihtgruppi ära muudad, siis sisuliselt on tegemist küll sama nagu eesmärki täitva reklaamiga, aga tegelikult ju uue reklaamiga, et sul on muutunud nii sisu kui ka nii-öelda sihtgrupp. Et kuidas sa sellisel puhul nagu aru saad, et mida sa tegelikult oleks pidanud muutma, et kas kõik kolm olid valed või oli, võib-olla oli tegemist ainult mingi lollaka näpukaga kuskil, mille peale enamus inimesi kehitas õlgu, ütles, ma ei tea, et siit ma küll edasi ei lähe, on ju? Absoluutselt. Seal on, tegelikult mu soovitus on alati see, et tehke palju erinevaid reklaame. Siis teil on see kogu protsess on oluliselt kiirem. Te näete kohe ära, milline reklaam töötab paremini, nii-öelda kogu see reklaami nagu komplekt siis tervikuna töötab paremini kui teised. Ja jah, selle asemel, et neid nagu ühekaupa muutma hakata, miks mitte? Ma olen teinud ka niimoodi, et kui on mingi, kas või kõige lihtsam, et välja selgitada, millisest näiteks vanuses inimesed, ma ei tea, ostavad sealt teie poest kõige rohkem ja teedki näiteks 6 reklaami, võtad erinevad vanuserühmad, kõik ülejäänud jätad samaks ja sa saad selle hästi kiiresti teada. Kui sul on lihtsalt nagu vaja, see on selline üks näide, et samamoodi neid 6 reklaami võib teha niimoodi, et sa varieeridki siis neid nii-öelda kolme elementi. Ma olen absoluutselt sellega nõus, et kui vähegi nagu, kuidas ma ütlen, et kui vähegi eelarve ja ajamaht ja kõik muu kannatab, et siis tasuks paralleelselt jooksma panna mitu reklaami ja sa tegelikult saad kohe aru, et ma ei tea, on neid 2-3 või rohkem, eks ole. Mõne päevaga koorub ja tegelikult tõde välja, et... Absoluutselt. Ma olen teinud ka nii, et üks päev läheb 5 tükki tööle ja järgmine päev nendest 3 läheb kinni. See on normaalne. Aga kuidas sa ise hindad? Vaata, see on nüüd üks põnev koht, et erinevad inimesed või kuidas ma ütlen, et siin on nagu erinevad koolkonnad, kes ütlevad nagu statistika kogunemise kohta, et mis on nagu sinu meelest selline mõistlik aeg, millal anda hinnang reklaamile, et kas ta toimib või ei toimi? Sotsiaalmeedia puhul on see aeg ikkagi väga üsna lühike, et me saame üsna kiiresti aru. Selles mõttes me näeme ära inimeste nagu tendentsi, et ma ei tea, ma julgeks öelda, et päev 2, et on see tendents juba nagu näha. Absoluutselt. Et kui nüüd ütleme eelarve, et täitsa mikroskoopiline ei ole, et siis läheb kauem aega. Kui eelarve on mikroskoopiline, siis me niikuinii mängime teises liigas, et siis me peame natukene igalt poolt optimeerima ja kuskilt poolt tuleb vastu ka see, eks ole, et kui palju sa nagu oma reklaamile päevaks raha annad. Et alla 1 euro ei luba sotsiaalmeedia anda, et siis teda praktiliselt ei näe mitte keegi enam, eks. Alla 1 euro ei ole tehniliselt võimalik anda. Aga kus nagu sinu jaoks jookseb selline, et kui tõesti klient ütleb, et miinimum eelarvega, et kus see piir nagu sinu jaoks jookseb, et alla mille ei ole nagu väga pointi teha, et sa teed nagu tegevust lihtsalt linnukese pärast? Ei, jah, ma olen teinud ka 5 euri päevas nagu, aga see on jah, et ütleme sotsiaalmeedia, see paid reach niikuinii muutub väiksemaks iga päevaga ja nii-öelda läheb kallimaks teisisõnu, et see, ma olen ka võtnud niimoodi, et ütleme, et see miinimum, ta võiks olla ikkagi 10 eurot päevas, kus me jõuame ikkagi sellise normaalse hulga nagu inimesteni. Aga võib-olla, kuidas ma ütlen, et enne kui me välja sööstame sellest sotsiaalmeedia reklaami põnevast maailmast, kuhu me natukene kinni jäime rääkides, eks ole, aasta lektorist, aga see on nii minu meelest põrgulikult põnev. Et kas reklaamidel on mingisugune nagu, kuidas ma ütlen, keskmine mõistlik aeg, et kaua teda on mõistlik kuvada, et kui me vaatame ringi, siis me näeme ettevõtteid, kes lasevad samal reklaamil täpselt samas sõnastuses, täpselt sama visuaaliga joosta 1, 2 ja 3, eks. Sest nende teenus ei muutu seal taga. Ja on neid, kes lasevad iga kuu üles 10 reklaame,
kuigi nad on enam-vähem sama asja reklaamimas, aga pidevalt nagu natukene uue nurga alt, mingi natukene uue visuaaliga, et mida me siis arvama peame, et neil ükski reklaam ei tööta või on seal mingi konks, miks nad niimoodi uuendavad neid asju? No, seal on jällegi, siin natuke peab tõenäoliselt vaatama niimoodi valdkonnapõhiselt, et näiteks kui meil on, oletame, et meil on mingi e-pood, mis teeb aktiivselt erinevaid kampaaniaid ja nende kampaaniad nagu kestavadki seal, ma ei tea, 2 päeva kuni nädal, näiteks mingi musta reede puhul ainult 1 päev. Et ma kunagi kuskilt uuringust lugesin sellist asja, et inimene peab nägema reklaami minimaalselt 4 korda, et sellel oleks efekt. Et Facebookil on samamoodi selline väga hea nagu statistika näit nagu see sagedus ehk siis frequency, et mitu korda keskmiselt inimene seda reklaami on näinud. Et ma seda soovitan alati väga jälgida, et mõnikord, mida ma just näen ka õpilaste pealt, et tehakse nii, et vaadatakse sihtgrupp nii suureks ja siis lõpuks on see sagedus on seal mingi 1,1 on ja, et see näitab, et sisuliselt keegi ei olegi näinud seda, sest esimene kvartaal scrollitakse üle on ja. Aga on olnud ka väga edukaid kampaaniad, kus see sagedus on üle 10, et see mõnikord nagu täiesti nagu sõltub, et ja need ettevõtted, kellel ei ole kampaaniaid, et kellel nüüd ongi nagu sellised püsivad teenused, et jah, Tallink näiteks, loomulikult, et sa saad ikkagi sõita Soome, on ju, et kas seal nüüd mingi konkreetne sõnum vahetub või midagi, et sisu on alati sama sisuliselt, et siis lastakse seda sagedust mingitel juhtudel ka üle 10, aga tavaliselt on see, et kui ta ikka juba on mingi üle 6, et siis sa näed, et reklaami tulemused hakkavad kõvasti langema, inimesed enam ei vajuta ja siis on mõistlik, kui ütleme, alguses need tulemused nagu kasvavad, siis jõutakse nagu platoole ja ühel hetkel hakkavad langema ja kui nad seal juba nagu langenud on, et siis tuleks vahetada. Et tegelikult me jõudsime tagasi selle juurde, et mida sa õpetad, et vaadake sõbrad statistikat ja kui statistikud hakkavad numbrid halvaks minema, siis on aeg nagu reageerida, eks, et sõltumata sellest, kas see reklaam on üleval olnud nädal või 2 või kas see kampaania on läbi või jääb seda kampaaniat veel nädal teha, eks ole. Et võib-olla kui ta tõesti homme läbi saab, et siis kehitad õlgu, et sa ei saa seda uut asja enam nii kiirelt käima nagu täie auruga, et see oleks küll maha visatud vaev, eks. Aga tuleme tagasi sinu uhke tiitli juurde ja kuidas ma ütlen, et ma lihtsalt kardan, et me jääme seda sotsiaalmeedia statistikat hekseldama, sest see on, minu jaoks on see põnev teema ja sulle pakub ka, eks ole, naudingut. Ja tegelikult ju on päris mõnus neid numbreid jagada ja vaadata ja eriti siis, kui need numbrid on head, et siis on nagu endal ka selline tunne, et koputaks vastu rinda ja ütleks, et mina tegin. No jaa, mõnikord on head ka ju. Aga kui ma küsin su käest niimoodi, et mina olen statistikat näinud, eks ole, sina tead ka seda ja lektori hääletus on ka üks paras statistika, eks ole, et lõpuks sa arvestad kokku, et mis lektor kui palju hääli sai. Ja kui see oleks tohutult võrdne olnud, et sa oleksid võitnud seal võib-olla mingi, ma ei kujuta ette, mõne protsendiga, et esikolmik oleks olnud väga tihe või üldse tase oleks hästi ühtlane olnud, siis ma nagu ei küsiks, aga sa võitsid järgmise poodiumi kohas 50%-ga, et see on päris suur vahe. Et mida teed teistmoodi, et kas sa ise oskad sellele mingisuguse loogilise seletuse anda või see tuleb sinu sellisest, kuidas ma ütlen, loomulikust šarmist? Ma seda ei usu, et ma ikkagi panustaks nende nii-öelda selliste hästi praktiliste ülesannete ja nagu vahetu ja kiire tagasiside peale, et mis ma nagu õpilastele andsin, et ma nägin ka, et neil oli nagu seda vaja ja neile nagu meeldis see, et kui võtsimegi seal nende tehtud nii-öelda reklaamid ette ja hekseldasime läbi, et see, ma ise nagu usun sellesse, et see nagu aitab nagu kinnistada kogu seda teoreetilist infot
ja no äkki see. No, kuidas ma ütlen, et mulle endale meeldib ka see nagu rahvapärane ütlus, et kaldal ujuma ei õpita, et sa võid teooriat kuulata, palju kulub, mitu aastat, aga siis, kui sa üks päev ise hakkad tegema, siis on nagu ikka niisugune, et ma pole seda kunagi teinud, kuidas see käis ja siis sa oled nagu punkti saa tagasi, eks. Aga kui sa peaksid nimetama 3 plussi või niisugust 3 nagu tugevat külge, et miks inimene peaks valima kõikide teiste valikute hulgast just MOST ärikooli, et digierialasid õppida, et mis need võiks olla? No kindlasti see, et need digierialad nagu tervikuna neid on väga hea nagu tänapäeval õppida, sellepärast et see on valdkond, kus põhimõtteliselt nagu taganttulijal on alati eelis, et see, kes hiljem õpib, nagu see on nii-öelda rohkem kursis, kuna valdkond muutub lihtsalt nii kiiresti, et päevadega ju tuleb uusi funktsioone, uusi nii-öelda selliseid võimalusi, reegleid, et nii-öelda et see oleks selline esimene punkt siis, et ta on väga mõistlik valik, et sul ei pea olema enne nagu mingit tohutut tausta, et lihtsalt huvi peab olema valdkonna vastu, et siis on nagu tehtud, et teostatav, aga kindlasti meil on siin ju väga heal tasemel lektorid ja kõik on nii-öelda enda valdkondade sellised praktiseerivad inimesed, et ei ole nagu pelgalt nii-öelda ainult nagu teoreetilisel tasandil, mitte et see halb oleks, aga praktiline tasand on alati nagu kuidagi selline, et inimesed saavad ka enda nagu kogemusi ja just selliseid võimalikke nii-öelda takistusi jagada õpilastega, et kindlasti saab siit väga hea sellise nagu baasi, et kust edasi minna ja kuna väga palju nagu erialasid on kaetud, et siis või sellised, ütleme, digiturunduse nagu lõike, et siis õpilane tõenäoliselt alles selle käigus võibki jõuda nagu sellele teadmisele või tundele, et millega ta siis täpselt tegeleda tahab. No, ma selles osas toetan sind, et meie usume ka, et praktikud on alati, kuidas ma ütlen, rohkem up to date kui teoreetikud, et teooria võib pärineda poole aasta või aastat, nagu sa ise ütlesid, eks, et taganttulijal on alati nagu tugevam positsioon, et see on kõige värskam. Ja kohati muutub nädalate või veel lühema ajaga, eks ole, mingi reeglistik ja asi ja sellega olemegi nii-öelda juba hoopis uuel tasemel, et praktik puutub sellega oma töös kokku, teeb selle jälle kiirelt selgeks. Jah, sest ta nii-öelda peab tegema. Peab tegema, sest muidu ei ole tööd varsti, eks. Et natukene on sundus taga. Aga võib-olla see on niisugune paras koht tõmmata täna otsad kokku, et mina julgustaks kõiki, et vaadake MOST.ee kursuseid. Veebruaris on algamas sotsiaalmeedia spetsialist digierialadest, märtsis on digiturundusjuht, et esimene on siis nendest natukene niimoodi pehmem ja kergem, ei puuduta Google'it ja kõike seda muud asja ja võib-olla läheb natukene pehmemalt üle ka sellisest turundusplaanidest ja kõigest muust ja siis digiturundusjuht on natukene rohkem sügavuti minev. Ühtlasi ka meil väga populaarne kursus, et kus on, kuidas ma ütlen, et viimase aasta jooksul on peaaegu 3-kordistunud osalejate arv, et läheb järjest nagu hoogsamaks, mis on ka loogiline, et kodukontorid on meil endiselt populaarsed, digiteemad, kõik digikaubandus, digiteenused on väga in. Ja ma võin nii-öelda agentuuri näitel täiesti julgelt öelda, et on selles valdkonnas on nii-öelda nagu selge tööjõupuudus, sest lihtsalt see turuseis on selline, et see nõudlus on suurem kui inimesi jagub. No ja ma võin kooli poole pealt öelda, et ma näen, kuidas tublimad õpilased palgatakse meil poole koolituse peal juba nende praktikabaaside poolt, kuhu nad on läinud praktikat tegema. Kuigi see praktika käigus sa pead sooritama ainult teatud hulk ja teatud järjekorras ülesandeid, et sa ei saa kohe esimene päev täis tööd teha. Aga reeglina see tähendab praktikabaasi jaoks, et viimane hea näide oli, et iga kuu kasvas pooleaastase kursuse jooksul, jah.
et iga kuu ettevõte kasvas 10–20%, mis on ju 6 kuu pärast juba päris suur, eks ole, muutus. No väga võimas, jah. Umbes poole kursuse pealt inimene palgati sinna krõpsti tööle ja öeldi, et aitäh, et tulid praktikale, aga nüüd on aeg hakata päriselt iga päev tööd tegema ja palun, et palgapakkumine on siin. Aga sellise nagu mõttega me võtaks võib-olla tänase kokku, et kaasaegne inimene ju väga pikalt ei jaksa kuulata, eks, et kohe hakkab meil pool tundi täis saama, et see on niisugune kannatuse katkemise piir võib-olla. Mina julgustaks, et vaadake most.ee, leidke omale sobiv kursus, kui ise täpselt ei tea, siis tehke erialatest, et sealt kohe all vasakust nurgast ilmub kastikesena teil mingil hetkel. Ja see võib-olla aitab edasi, aga kui teadmine on kindel, siis registreeruge ja näeme juba kursustel. Et suur aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele, suur aitäh sulle, Jaanus, et sinuga on alati väga mõnus rääkida ja kohtumiseni juba peagi. Tšau! Tšau!